Lemmikukaal on väga tähtis just tema tervise kui ka enesetunne poolt. Kui loom on ülekaaluline, siis see soodustab erinevaid terviseriike tekid, näiteks südamehaigused, erinevad artriidid ja liigeste probleemid. Neil peab hästi tundma neid roided, mis lähevad meil mõlemalt poolt nagu rindkeeres. Kui me peame kõvasti vajutama või üldse ei tunne, siis on väga suur märk, et loom on ülekaaluline ja samuti taljejooned. Kui sa vaatad looma peal, siis see talje peab olema selline ilusti jooksev. Kui see on pigem selline lihtsalt piklik, siis on ka oht, et sinu lemmik on ülekaaluline. Kõige olulisem on ikkagi jälgida, kui palju ta sööb ja mida ta sööb. Siis kindlasti kõige suurem probleem, mis lemmiklooma omanikud teevad, on see, et toit on kogu aeg ees, näiteks kassidel kuivtoit on kogu aeg ees. Me võtame seda ära, me hakkame kaaluma, kui palju sinu lemmik sööb. Kui sa annad mingid maiused juurde, siis see läheb ka tema päeva toidukoguse sisse ja siis sa pead selle võrra puurtoidu vähendama. Aga kui sul on mingid probleemid või sama toiduga sul ei lähe kaalu üle, siis näiteks Hilsin on väga hea toit, näiteks koertele ja väiksed tõugudele, kus on kribina suurus ka väiksem, ning kassidel on ka olemas samamoodi erinevaid toidud. Näiteks maintenance on see, kui ta on juba kaalust ala võtnud, aga ta pigem läheb ülekaaluliseks väga kergesti, või siis, kui sul on vaja tõsiselt kaalu alla võtta, siis saad kasutada seda RT toitu.